Sinu esivanemad elasid üle selle, mida nad ei oleks tohtinud üle elada. Küüditamised, kui inimesed tõsteti öösel voodist üles ja viidi Siberisse. Nälg, kui lapsed magasid tühjale kõhule. Kollektiviseerimine, kui võeti ära see, mida olid aastakümneid ehitanud. Nad elasid üle. Ja just sellepärast, et nad elasid üle, oled sina praegu siin. Kuid keegi ei ole sulle selgitanud, mida nad sulle koos eluga edasi pärandasid. Mitte ainult geenid, mitte ainult silmade värv või põsesarnade kuju. Nad pärandasid sulle juhise, biokeemilise juhise, otse sinu desoksüribonukleiinhappesse kirjutatud keemiliste märkide kujul. See juhis ütleb, omamine on ohtlik, silmapaistmine on ohtlik, raha on ohtlik, edu on ohtlik. Ja sinu keha järgib seda juhist siiani, iga päev, iga otsuse juures, mis puudutab raha, edu ja küllust. Mitte sellepärast, et sina oleksid nõrk. Mitte sellepärast, et sinus oleks midagi katki, vaid sellepärast, et sinu rakud töötavad endiselt nende inimeste ellujäämisprogrammi järgi, kes elasid üle perioodi, mil rikastel võeti kõik ära ja vaestel lasti elada. Millal sa viimati said endale midagi lubada, ilma et sisemine hääl kohe küsiks, aga kas ma seda väärin? Aga äkki läheb see minema? Millal sa viimati vaatasid oma pangakontole, ilma et su kõht ei pingutaks? Millal sa viimati said rääkida oma edust teistele, ilma et tunneksid süüd? Kui need küsimused tekitavad pausi, ei ole see juhus. Ja see ei ole sinu viga. Täna saad sa teada, mis toimub sinu kehas igal korral, kui raha läheneb, ja miks su rakud teevad kõik, et see lahkuks võimalikult kiiresti. Sinu esivanemad ei teadnud epigeneetikast midagi. Nad ei teadnud, et traumaatiline kogemus jätab keemilisi jälgi desoksüribonukleiinhappele. Seda lühendatult nimetame edaspidi teohappemolekulile, mis kanduvad edasi järgmistele põlvkondadele. Nad lihtsalt elasid üle. Kuid see, kuidas nad ellu jäid, on nüüd sinu vaikimisi seadistus. Jaapani teadlane Yoshinori Ohsumi sai 2016 aastal Nobeli preemia avastuse eest, mida nimetatakse autoraagiana. See on rakkude isepuhastumise mehhanism. Tema töö avas ukse mõistmisele, kuidas rakud talletavad ja edastavad teavet keskkonna stressist. Kuid Ohsumi avastus oli vaid üks osa suuremast pildist, mida epigeneetika teadlased on aastakümneid kokku pannud. Mis on epigeneetika? See on teadus, mis uurib, kuidas geenid lülitatakse sisse ja välja, ilma et teohappe järjestus ise muutuks. Kujuta ette, et teohappe molekul on nagu suur sümfooniaorkester, kus on sadu instrumente. Epigeneetilised märgid on dirigent. Nad ei vaheta instrumente välja, kuid nad otsustavad, milliseid mängitakse valjult, milliseid vaikselt ja milliseid ei mängita üldse. Ja see dirigent pärineb osaliselt sinu vanematelt, vanavanematelt ja nende vanematelt. Bruce Lipton, Ameerika rakubioloog, kes töötas Stanfordi ülikooli meditsiiniteaduskonnas, näitas oma uurimistöös, kuidas rakkude väliskeskkond, sealhulgas emotsionaalne keskkond ja stressisignaalid, kontrollib geenide väljendumist. Ta nimetas seda uskumusbioloogiaks. Tema peamine avastus oli lihtne ja vapustav korraga. Sinu rakud reageerivad sellele, mida sa usud, mitte ainult sellele, mis tegelikult toimub. Ja mis usub su keha raha kohta? See usub, et raha on oht. Ja see usk ei pärine ainult sinu enda kogemustest. See pärineb põlvkondadest, kes seda kogesid. Mõtle hetkeks oma vanavanematele. Mis toimus nende elus 46 aasta ja 48 aasta vahel? Mis toimus 94 aastal, kui Eesti taasiseseisvus ja kogu majanduslik reaalsus muutus üleöö? Mis tundeid seostub sinu peres sõnadega raha,
omamine, edu, rohkem. Kas neid sõnu üldse räägiti? Kas nende üle vaieldud? Kas need olid tabu? Sinu keha ei unusta midagi. Ja nüüd räägime sellest, kuidas see mälu töötab. 1946 aastal küüditati Eestist Siberisse ligi 10 000 inimesest. 1951 aastal järgnes teine laine, mis viis veel 10 000. Kokku küüditati Eesti ajal hinnanguliselt 75 000 kuni 85 000 inimest. Igal küüditatute perekonnal oli erinev saatus, kuid üks asi oli ühine kõigil. Omamine muutus ohtlikuks. Loomade omamine, maa omamine, edu omamine, silmapaistmine. Need, kes olid rikkamad, kes omasid rohkem, keda märgati, viidi esimesena. Sõnum, mille sinu esivanemate kehad said, oli kristallselge. Ära omanda, ära silma paista, ole väiksem, ole nähtamatum, jää ellu. See on ellujäämise intelligentsus. See töötas. See päästis elusid. Kuid see programm töötab sinus siiani, olukorras, kus seda enam absoluutselt vaja ei ole. Mis tunne on sul siis, kui sul läheb hästi? Kas oled kunagi pannud tähele, et just siis, kui asjad hakkavad paremaks minema, teeb su mõistus midagi, mis selle peatab? Äkki tekid konflikt partneriga? Äkki teeb su keha haigeks? Äkki lased mõne olulise tähtaja maha? Äkki kulutad just saadud raha kiiresti enne, kui jõuad sellest rõõmustada? See ei ole laiskus. See ei ole tahtejõu puudumine. See on programm, mis kaitseb sind midagi sellise eest, mida su keha usub olevat ohtlik. See on lojaalsus. Lojaalsus oma esivanematele, kes elasid üle tänu sellele, et olid väiksemad. Neuroplastilisuse uuringud, mida on tehtud viimase 30 aasta jooksul, on näidanud, kuidas aju loob mustreid, mida ta kordab automaatselt, kui keskkond sisaldab tuttavaid signaale. Aju ei erista alati, kas tuttav muster on kasulik või kahjulik. Ta lihtsalt kordab seda, mida ta tunneb ohutuna. Ja mis tundub ohutuna? See, mis on tuttav. Mis on tuttav? Väiksemal tasemel olemine. Sinu hippocampus. See ajuosa, mis vastutab mälestuste salvestamise ja emotsionaalse tähenduse lisamise eest, on täis informatsiooni, mida sa ise ei mäleta, sest sa ei kogenud seda ise. Kuid epigeneetilised märgid sinu teohappel räägivad sulle neid lugusid sinu stressireaktsiooni kaudu, sinu keha pingete kaudu, sinu rahaga seotud mustrite kaudu. Kas sa tead, millal täpselt tekib sinus pinge? Mõtle sellele. Kas see on siis, kui arve saabub? Kui keegi pakub sulle suuremat palka? Kui sa peaksid oma hinna suuremaks panema? Kui sa saad ootamatu raha? Kui sa peaksid võtma riski, mis võib tuua rohkem? Märka, kus sinus on piir, millest üle minnes su keha hakkab ütlema stopp. See piir ei ole sinu oma. See on päritud piir. Vaatame nüüd, mis tegelikult toimub sinu kehas, kui raha läheneb. See ei ole abstraktne. See on füsioloogia. Su autonoomne närvisüsteem on jagatud 2 osaks. Sümpaatiline ja parasümpaatiline. Sümpaatiline on võitlemise ja põgenemise režiim. Parasümpaatiline on puhkamise ja taastumise režiim. Vaguse närvikiud, mis ühendab aju peaaegu kõigi siseorganitega, on vahendaja nende 2 vahel. Kui su keha tajub ohtu, lülitub ta sümpaatilisele režiimile. Stressihormoonid, kortisool ja adrenaliin vabanevad. Veri liigub lihastest siseorganitesse. Mõtlemine muutub lühiajaliseks, kiireks, reaktiivseks. Loovus langeb. Usaldus langeb. Avatus uutele võimalustele langeb. Keha on valmis ellujäämiseks, mitte edukaks tegutsemiseks.
ja sinu keha teeb seda iga kord, kui raha teema tuleb lauale. Mitte sellepärast, et raha on päriselt ohtlik, vaid sellepärast, et epigeneetilised märgid sinu teohappele ütlevad sinu rakkudele, see on sama kontekst, kus su esivanemad olid ohus. Su keha ei tea, et olud on muutunud. Ta teab ainult seda, mida ta tunneb. Ja ta tunneb mustrit. Mõtle, kuidas see muster on avaldunud sinu elus. Mitte ühel korral, vaid korduvalt. Sama summa, millest edasi sa ei saa minna. Sama konflikt, mis tekib iga kord, kui midagi head hakkab juhtuma. Sama tunne, et sa ei teeni kunagi piisavalt. Sama tunne, et raha on alati miski, mida on vähe, mis on kuidagi saastunud, mis tekitab konflikte. See ei ole saatus. See on muster. Ja mustrit saab muuta. Nüüd räägime sellest, mida nad sulle ei õpetanud. Mida koolid ei õpeta, mida arstid ei räägi, mida enamik vanemaid ei tea, sest neile ka ei räägitud. Teadlased avastasid midagi fundamentaalset 18 aastat tagasi. See avastus muutis seda, mida me arvasime teadvat inimese bioloogiast ja päritud käitumisest. See avastus tehti rottidega, kuid see, mida nad leidsid, kehtib iga elava olendi kohta, sealhulgas inimese kohta. Rachel Yehuda, neuroteadlane Mount Sinai haiglas New Yorgis, uuris holokausti üleelajate lapsi. Ta leidis midagi, mida keegi ei oodanud. Nende järglastel olid muutunud kortisooli tasemed isegi siis, kui need järglased ei olnud ise ühtegi traumat kogenud. Nende kehad reageerisid stressile täpselt sama mustriga nagu nende vanemate kehad, kes olid üle elanud äärmusliku trauma. See ei olnud psühholoogiline. See oli biokeemiline, epigeneetiline. Stress oli kirjutatud nende teohappele keemiliste märkide kujul, mida nimetatakse metüülrühmadeks. Need märgid lülitasid teatud geenid välja ja teised sisse, nii et keha oleks ettevalmistatud ellujäämiseks ähvardavas maailmas, isegi kui see maailm ei olnud enam ähvardav. Sama uuring tehti hiljem teiste traumeeritud populatsioonidega, sealhulgas sõjaveteranide lastega, näljaperioodide üleelajate järglastega ja kogukondadega, kes olid kogenud sund ümberasustamist ja poliitilist repressiooni. Tulemus oli alati sama. Trauma kandub edasi. Keha mäletab, isegi kui mõistus ei mäleta. Kas sa tead lugu, mida su keha kannab? Kas sa oled kunagi istunud ja mõelnud, milline oli su vanaema elu? Su vanaisa elu? Mida nad kogesid enne, kui sina sündisid? Mida nad ei rääkinud? Sest see oli liiga valulik, liiga ohtlik, liiga suur. Paljudes Eesti peredes oli rääkimine ise ohtlik. Nõukogude ajal, kui naaber kuulis, kui laps rääks koolis. Vaikus oli ellujäämise strateegia. Ja see vaikus on nüüd ka sinus. Kohana, kuhu ei minda, teemana, millest ei räägita, tundena, millele ei anta sõnu. Raha on üks neist teemadest. Edu on üks neist teemadest. Oma soovide väljaütlemine on üks neist teemadest. Kuidas see vaikus avaldub sinu elus praegu? Milliseid teemasid sa väldid? Milliste unistuste kohta sa kunagi häälega ei räägi, sest midagi sinus ütleb, et see on liiga suur, liiga uhke, liiga ohtlik soovida. Räägime nüüd konkreetselt blokeeringutest. Mitte filosoofiliselt, vaid täpselt, mis toimub su kehas ja elus, kui rahaprogramm aktiveerub. Esimene blokeering on nähtamatus. Su keha on õppinud, et silmapaistmine on ohtlik. Seepärast saboteerid sa instinktiivselt võimalusi, mis tooksid sind tähelepanu alla. Sa ei saada seda meili. Sa ei ütle seda ideed koosolekul. Sa ei postita seda sisu. Sa ei anna endale seda hinnakirja. Kõik see tundub nagu enesekindluse puudumine, kuid tegelikult on see ellujäämise refleks. Teine blokeering on vääritusetus.
Su esivanemad elasid maailmas, kus sul ei olnud õigust rohkemale, lihtsalt sellepärast, et oled sina. Kõik jagati vastavalt süsteemile, normatiividele, plaanile. Individuaalseid soove ei arvestatud. Individuaalne eristamine oli ohtlik. Seepärast tunneb su keha täna, et rohkem soovida tähendab olla egoistlik, teisi kahjustada, olla ebaõiglane. 3. blokeering on lojaalsus vaesusele. Kui kogu su perekond on elanud vaesuses, siis raha teenimine tähendab eemaldumist oma perekonnast, oma juurtest, oma identiteedist. Ühel mingi tasemel ütleb su keha, kui mul läheb paremini kui neil, siis ma reetan nad. Ja see on talumatu. 4. blokeering on ohutunne edu juures. Edu teeb sind nähtavaks. Nähtavus tähendab vastutust. Vastutus tähendab, et võid eksida. Eksimine tähendab karistust. Karistus tähendab kadu. Su keha on seda ahela läbi kogenud. Korduvalt. Põlvkondade kaupa. Ja ta ei taha enam algusest peale alustada. 5. blokeering on raha kui konflikti allikas. Peaaegu igas peres on raha olnud vaidluste ja pingete allikas. Seepärast seostab su alateadvus raha konfliktiga. Raha tähendab vaidlusi. Raha tähendab, et keegi on pahane. Raha tähendab suhete katkemist. Seepärast hoiad sa raha enda elust eemal, sest sa hoiad konflikte enda elust eemal. 6. blokeering on raha kulutamine enne, kui see muutub ohtlikuks. See on kõige peenem blokeering. Sa saad raha ja kohe tekib sisemine surve kulutada see kiiresti. Sa ei tea, miks. See lihtsalt juhtub. Aga nüüd tead sa. Su keha usub, et raha hoidmine teeb sind ohtlikult nähtavaks ja haavatavaks. Seepärast vabaned ta sellest kiiresti, et olla jälle ohutu. 7. blokeering on raha kui moraali küsimus. Paljudes peredes räägiti rikastest negatiivselt. Rikkad on ebaausad. Rikkad on isekad. Rikkad ei ole head inimesed. Kui sina oled hea inimene, siis sa ei ole rikas. Ja see usk on sinus nüüd automaatne. Raha saamine tähendab, et sa muutud millekski selliseks, mida sa ei taha olla. Kas sa tunnete end mõnes neist kirjeldustest ära? Mitte ühes, vaid mitmetes. See on normaalne. See on inimlik. Ja see on pärandatud. Nüüd läheneme sellele, mida iidsed traditsioonid teadsid juba siis, kui teadus polnud veel seda kinnitanud. Mitte Eesti traditsioonides spetsiifiliselt, sest nende säilitamine katkestati korduvalt, vaid universaalsetes traditsioonides, mis räägivad samast tõest. Šamaanlik traditsioon Põhja- ja Ida-rahvaste hulgas rääkis põlvkondlikust energeetilisest pärandist. Nad nimetasid seda erinevalt. Esivanemate vari, põlvkondlik hääl, veremälu. Nad teadsid, et haigused, mustrid, korduvad õnnetused ei tule ainult inimese enda elust. Need tulevad lineaadist, liinist, mis ulatub tahapoole kaugemale, kui mäletamine ulatub. Sufi mõtlejad rääkisid pärandatud uskumustest kui kettest, mida iga põlvkond võib katkestada või edasi anda. Nad öeldi, sa ei pea järgima ahela lõpmatult. Sa võid olla see, kes katkestab ahela. Vedantlik traditsioon räägib samskarast, mis on kogunenud impressioonid, mis mõjutavad iga järgmise elu või põlvkonna taju. Need pole pelgalt abstraktsioonid. Need on kirjeldused sellest, mida epigeneetika nüüd biokeemilises keeles kinnitab. Ja Hiina metafüüsika 8 samba süsteem, mida nimetatakse baasisinniks, tegeleb sellega, kuidas elementide ja tsüklite koostoime kujundab inimese eluteed. Üks selle süsteemi põhiprintsiipe on, et vee-element, mis esindab sügavaid ressursse, salvestatud energiat ja põlvkondlikku jõudu, peab saama voolata.
Kui vesi on blokeeritud, ei suuda ükski teine element korralikult toimida. Raha on paljudes traditsioonides vee metafooriga kirjeldatud. See peab voolama, et tuua viljakust. Blokeeritud vesi muutub seiskvaks, mürgitab selle, mis ümber on. Sinu põlvkondlik rahaprogramm on blokeeritud vesi. See ei voola. See seisab. Ja nüüd räägime sellest, kuidas seda voolamist taastada. Kuid enne seda tahame mõista, kus täpselt see blokeering sinus peitub. Mitte metafoorselt, vaid füsioloogiliselt. Uuringud vaguse närviga, mis on keha kõige pikem kraniaalnärv, kulgevad alates 21. sajandist, on näidanud midagi revolutsioonilist. Vaguse närv ei kanna informatsiooni ainult ajust kehasse. See kannab informatsiooni ka kehast ajusse. 80% kõigist vaguse närvi kiududest on afferentsed. See tähendab, et nad liiguvad kehast ajusse, mitte vastupidi. See tähendab, et sinu keha räägib ajule pidevalt, mis on ohtlik ja mis on ohutu, enne kui sinu teadvus jõuab üldse küsimust küsida. Ja see, mida sinu keha ütleb, on kujundatud epigeneetiliste mustrite poolt, mida sa pärandasid. Sinu parasümpaatiline närvisüsteem, see osa, mis kontrollib puhkamist, paranemist, loomingulisust ja avatud taju, aktiveerub ainult siis, kui keha tunneb end turvalisena. Ja sinu keha ei tunne end turvalisena raha juures. Seepärast sa ei suuda mõelda loovalt rahast. Seepärast lähevad sinu parimad ideed kuhugi, kui teema puudutab sinu enda majanduslikku edu. Seepärast sa ei suuda kuulata rahatarkust ja seda rakendada, isegi kui sa tead, et see on mõistlik. Su keha on väljas. Su mõistus üritab mängida mängu, milles keha keeldub osalemast. Millal sa viimati tundsid raha teema juures tõelist rahu? Mitte lootust, mitte ärevust, mitte süüd, vaid rahu. Kui see küsimus tekitab pika pausi, siis on sul nüüd vastus. Su keha ei ole veel kogenud raha turvalisena. Räägime nüüd sellest, mida sul on tarvis teada. Kuidas see programm tegelikult su elus välja näeb? Mitte abstraktselt, vaid nendel konkreetsetel hetkedel, mis on sul enne olnud. Oled sa kunagi pannud tähele, et sul on teatud summa piir? Summa, millest edasi sa ei tule. Palk, mis jääb samaks aastaid. Klientide arv, mis ei kasva üle mingi taseme. Säästud, mis ulatuvad teatud punktini ja siis läheb midagi katki. Midagi tuleb ette, midagi kulutab need ära. See ei ole ebaõnn. See on termostaadi efekt. Keha töötab nagu termostaat. Tal on seatud temperatuur, millel ta hoiab ennast. Kui raha hakkab tulema rohkem, kui programm lubab, lülitub termostaat sisse ja toob su tagasi tuttavasse temperatuuri. See võib juhtuda läbi haiguse, läbi impulsiivse kulutamise, läbi konfliktide, läbi kaotuse, läbi vigade. Termostaati ei huvita mehhanism. Teda huvitab tulemus. Tagasi turvalisele tasemele. Ja milline on sinu termostaadi seatud tase? Kui sa mõtled oma viimase 5 aasta rahalisele olukorrale, siis kui palju on tegelikult muutunud? Mitte ühekordsed tipud ja mõõnad, vaid keskmine. Kas see keskmine on liikunud ülespoole, allapoole või jäänud samaks? See kesktase on sinu päritud rahaprogrammi väljundis piirid. Nüüd midagi, millest paljud ei räägi. See, mida sa pead teadma, et mõista kogu pilti. Nõukogude süsteem tegi midagi geniaalselt julma. Ta ei lihtsalt konfiskeerinud omandi. Ta muutis omamise soovi ebamoraalseks. Olla rohkema soovijana oli individualism. Individualism oli egoism. Egoism oli kapitalistlik. Kapitalism oli vastane. Seepärast ei olnud mitte ainult ohtlik olla rikas, vaid ka ebamoraalne soovida seda. See tähendas, et traumat ei olnud ainult kehas, vaid ka väärtussüsteemis.
Su esivanemad ei lihtsalt kogenud, et raha on ohtlik. Nad ka uskusid, et raha on vale. Et rohkem tahtmine on vale. Et isikliku edu poole püüdlemine on vale. Ja see usk istub sinus sügavamal kui lihtsalt epigeneetiline märk. See istub sinu identiteedis, sinu väärtuste struktuuri tuumas. Olla hea inimene tähendab olla tagasihoidlik. Olla aus inimene tähendab mitte olla rikas. Olla aus tähendab mitte silma paista. Tunne selle sõna kaalust. Tagasihoidlikkus. Eesti kultuuris on see voorus. Ja see on tõesti voorus. Kuid sellel voorusel on varjukülg, mida me harva vaatame otse silma. Tagasihoidlikkus kui ellujäämistrateegia versus tagasihoidlikkus kui valitud väärtus on kaks täiesti erinevat asja. Üks on hirm maskeeritult voorus. Teine on teadlikult valitud viis elada. Kumma sa valid? Kas sa tead vahet? Kas sa suudad oma tagasihoidlikkuse taga näha, kas seal on vabadus või hirm? See on üks raskemaid küsimusi. Kuid see on küsimus, mis muudab kõike. Vaatame nüüd teist mõõdet, millest harva räägitakse. Põlvkondlikku lojaalsust. Süsteemse perekonnateraapia, mida on arendanud sellised mõtlejad nagu Bert Hellinger, kes töötas koos Saksa perekonstellatsioonide meetodiga ja seda meetodit on kohandanud paljud terapeudid Ida-Euroopa traumakogemustele, tuvastab ühe korduvalt esineva mustri. Lapsed samastavad end alateadlikult oma vanemate ja vanavanemate kogemuste ja saatusega. See ei ole sentimentaalsus. See on tegelik psühholoogiline muster, mida nimetatakse põlvkondlikuks lojaalsuseks. Laps, kelle vanemad elasid vaesuses, võib alateadlikult pidada vaesuses elamist austuse avalduseks oma vanematele. Olla vaesem, väiksem, ebaedukam ei ole ebaõnn. See on armastus. Moonutatud, alateadlik armastus. Kuid armastus. Mõtle sellele hoolikalt. Kas sa tunneksid end süüdlasena, kui sinul läheks oluliselt paremini, kui sul kõige lähedasematel on läinud? Kas sa tunneksid, et oled kuidagi neid reetnud? Kas su edu tekitaks sinus mitte ainult rõõmu, vaid ka midagi ebamugavat? Midagi, mida on raske sõnadega kirjeldada. Kui jah, siis oled sa kokku puutunud põlvkondliku lojaalsuse mustriga. Su edu ei ole ainult sinu oma küsimus. See on ränne perekonnaliinilt, kus sul ei olnud lubatud olla edukas. Ja seda rände tegemiseks on tarvis midagi enamat kui informatsiooni. On tarvis annetust. Kuid enne, kui me jõuame annetuseni, räägime sellest, mida sa oled kogu elu teinud, et see programm elus hoida. Su keha on geniaalne. Ta leiab alati viisi, et hoida sind tutvaks temperatuuril. Vaatame mõningaid konkreetseid mehhanisme. Prokrastineerimine ei ole laiskus. Prokrastineerimine on kaitsemehhanism. Kui sa viivitad rakendamise ja alustamisega, ei jõua sa kunagi punkti, kus su edu muutub silmapaistmisohtlikuks. Su keha kaitseb sind niimoodi. Ta ei lase sul saada piisavalt kaugele, et oht realiseeruks. Hinna liiga madalaks panek ei ole tagasihoidlikkus. See on ennast kaitsev manööverdamine. Madal hind tähendab, et sa ei saa liiga palju. Liiga palju tähendaks nähtavust. Nähtavus tähendaks ohtlikkust. Aitamine enne enda vajadusi ei ole alati voorus. Mõnikord on see programm, mis hoiab sind piisavalt hõivatud teiste probleemidega, et sul ei jää aega enda jaoks. Et su ressursid kuluvad ära enne, kui saad neid oma heaks kasutada. Et sa jääd vaeseks, kuna annad kõik ära. Kõik need mustrid on targad. Kõik need mustrid päästsid teatud ajaloolises kontekstis elusid. Kõik need mustrid töötavad nüüd su vastu.
ja see ei tähenda, et sa pead need mustrid vihkama. See tähendab, et sa saad neid lõpuks mõista. Mõistmine on esimene vabadus. Nüüd räägime sellest, mida sa saad teha. Mitte teoorias, vaid täna, siin, praegu. Epigeneetika on näidanud, et epigeneetilisi märke saab muuta. See on üks kõige olulisemaid avastusi 21. sajandi bioteaduses. Su teohappejärjestus on fikseeritud, kuid epigeneetiline tähis on dünaamiline. Seda saab muuta elustiili, emotsionaalse töö, kehaliste praktikate ja teadliku mõttemuutuse kaudu. See ei ole kiire, see ei ole lihtne, kuid see on võimalik. Ja selle võimalikkuse teadmine on ise juba midagi, mis muudab su kehas midagi. Neuroplastilisuse uuringud näitavad, et uusi närviradasid saab luua igas vanuses. Aju jääb õppimisvõimeliseks kuni elu lõpuni. Ja uued närvireed, mis tekivad korduvate uute kogemuste kaudu, hakkavad lõpuks asendama vanu automaatseid reaktsioone. Kuid et seda tööd teha, peab sa kõigepealt teadma, millega sa teed tööd. Sa pead tundma oma programmi. Sa pead nägema oma mehhanisme. Sa pead teadma, millal su keha on välja lülitunud ja millal ta on kohal. Sa pead teadma, kus on sinu termostaadi seadetase. Sul on nüüd selle kohta rohkem informatsiooni, kui sul oli 1 tund tagasi. Kuid informatsioon ilma kogemuseta ei muuda midagi. Seepärast teeme nüüd midagi konkreetset. Pane hetkeks käed südamele. Ei pea keegi nägema. Lihtsalt 2 kätt rinnal, kus süda on. Tunne oma hingamist. Ära muuda seda. Lihtsalt tunne seda. 3 hingetõmmet. Nüüd ütle vaikuses endale, oma esimeses keeles, selles keeles, milles sa unistad. Ma näen seda programmi sinus. Ma ei põlga seda. Ma tean, et see päästis kellegi elu. Kuid see programm ei ole enam minu oma. See on esimene samm. Mitte visualiseerimine, mitte afirmatsioon, vaid tunnistamine. Programmi nägemine on juba selle nõrgestamine. Räägime nüüd sellest, mida ei tohiks teha sel ajal, kui sa seda tööd teed. Ära hakka kohe tegutsema suurte sammudega. Epigeneetiline muutus vajab aega. Kui su keha tunneb, et sa sunnid teda liiga kiiresti, liiga kaugele, aktiveerib ta ellujäämisrefleksid veelgi tugevamalt. Sa pead tegutsema nii lähedal oma mugavustsooni piiride äärde kui võimalik, kuid mitte üle nende, liikudes järk-järgult. Ära räägi sellest kõigile, eriti alguses. Su programm otsib alati väliseid põhjusi tagasilöögiks. Inimene, kes ütleb, see on jabur, see ei toimi, miks sa nende asjadega aega raiskad, saab energiat programmilt, mis kaitseb end muutuste eest. Hoia seda tööd alguses endale. Ära eelda, et muutus on lineaarne. Epigeneetiline ümberprogrammeerimine toimub laine liikumisena. On läbimurdehetki ja siis näilisi tagasilangusi. Tagasilangus ei tähenda ebaõnnestumist. See tähendab, et sa oled jõudnud sügavamale tasemele, kus on veel tööd teha. Ära proovi asendada oma esivanematelt päritud programmi juhuslikult leitud teise programmiga. Internet on täis rahastamiskoolitusi, külluse mentaliteedi juhendeid ja raha meelitamise rituaale. Paljud neist ei tea midagi epigeneetikast. Nad pakuvad uut tüüpi ümberkujundamist, mis katab vana programmi peale, kuid ei lahenda seda. Sügav töö nõuab sügavat mõistmist. Ära sunni ennast tundma midagi, mida sa ei tunne. Armastusjõud ja külluse tunne ei tule käsuga. Nad tulevad siis, kui keha usub, et ta on turvaliselt. Ja see usaldus tuleb läbi kogemuse, mitte läbi sunni. Ja nüüd räägime sellest, kuidas sinu sees tegelikult toimub see muutus. Keha ei usu sõnu. Keha usub kogemusi. See on üks olulisemaid asju, mida võid mõista. Kui sa ütled afirmatsiooni,
raha voolab minusse vabalt ja hõlpsalt. Kuid su keha tunneb samal ajal pinget kõhus ja kokkutõmbumist rindkeres. Siis sinu keha on kuulnud sõnu ja ta on kogenud vastupidist. Ja keha usub seda, mida ta kogeb, mitte seda, mida ta kuuled. Seepärast on ainus viis, kuidas keha oma programmi muudab, luua tegelikke kogemusi, kus ta tunneb end rahaga turvalisena. Väikseid kogemusi, korduvaid kogemusi. Mis tähendab end rahaga turvalisena tunda? See tähendab, et sa vaatad oma pangakontot ja sinu keha ei pinguta. See tähendab, et sa räägid oma hinnast ja su hääl ei värise. See tähendab, et sa saad raha ja jääd rahulikuks, mitte ei kiirusta seda kulutama. See tähendab, et su edu ei tekita sinus süüd. Kõik need kogemused ei tule kohe. Need tulevad järk-järgult. Kuid nad tulevad ainult siis, kui sa alustad neid teadlikult looma. Kuidas luua kogemust, kus oled rahaga turvaliselt? Alusta mikrotasandilt. Pane kord päevas käed pihku mõnele mündile. Tunne nende kaalu. Tunne metalli temperatuuri. Ütle endale, see on ohutu. Lase oma kehal seda korduvalt kogeda, et mündi hoidmine ei kõngestu millegi ohtlikku. See kõlab lihtne. See on lihtne. Ja see töötab, sest keha ei tee vahet suure ja väikese ohu vahel. Ta reageerib mustri peale ja mustrit saab muuta läbi korduva väikese kogemuse. Kuidas oma termostaadi seadistust tõsta? Leia praegune mugavustaseme ülempiir raha osas. Üks samm sellest üle on sinu järgmine treeningvahemik. Mitte 10 korda suurem, vaid üks samm. Mitte uus ärimudel, vaid üks uus klient rohkem. Mitte topeltpalk, vaid see, et sa ei küsi vabandust oma praeguse hinna eest. Kuidas töötada põlvkondliku lojaalsusega? Leia viis, kuidas ütelda oma esivanematele tänusõnu, mitte edukusest loobumise kaudu, vaid teadlikult. Kirjuta neile kiri. Räägi nende fotoga. Ütle, ma tean, mida te ellu jätmiseks tegite. Ma tean, mis see maksis. Ja ma austan teid sellega, et ma kasutan teie antud elu täielikult. Teie ellujäämine andis mulle vabaduse, mida teil ei olnud. Ma kasutan seda vabadust. See on lojaalsus. Mitte lojaalsus vaesusele, vaid lojaalsus nende ellujäämistahte kõrgemale mõttele, et järgmistel lastel oleks parem. Nüüd midagi, mida sa pead teadma oma praeguse hetke kohta. Sa ei ole katkine. Sa ei ole vale. Sa ei ole halvem inimene seetõttu, et sul on rahaga keeruline suhe. Sa elad oma bioloogia tagajärgi, millel on konkreetne ajalooline põhjus. Sinu keha tegi oma tööd. Sinu keha kaitseb sind selle eest, mis kunagi oli ohtlik. Kuid nüüd, kui sa tead, mis toimub, on sul valik. Sa ei pea laskma oma esivanematele pärit programmil enda eest otsustada, millist elu sa elad. Sa saad nende ellujäämisjõu pärandada ilma nende ellujäämishirmu pärandamata. Nende tugevus on sinus. See tugevus, mis pani nad Siberis ellu jääma. See vastupidavus, mis pani nad taas alustama ja uuesti alustama ja uuesti alustama. See visadus, mis on sinu kultuuris kodeeritud sõnasse sisu. See on sinus. See on sinu ressurss. Küsimus on ainult selles, kuhu sa suunad seda ressurssi. Kas ellujäämiseks või elamiseks. Nüüd teeme harjutuse. Seda saad teha kohe, siin, praegu, ilma et sul oleks vaja midagi ette valmistada. Istu mugavalt. Jalad maa peal. Selg toetatud. Ühenda silmad. Tunne oma jalatalade raskust põrandal.
See on konkreetne, reaalne, praegune. Puupõrand, plaat või betoon, mis iganes on sinu all, see kannab sind. Hingake sisse, lugedes mõttes 4 sekundini. Hoia hinge kinni 4 sekundini. Hinga välja 8 sekundini. Tee seda 3 korda. Iga väljahingamine on natuke pikem. Iga väljahingamine ütleb sinu autonoomsele närvisüsteemile, ma olen turvaliselt. Nüüd, selles rahulikumas seisundis, too ette mõni inimene oma perekonnaliinist. Vanaema, vanaisa, ema, isa, kellegi, keda sa tead kandnud rasket lugu. Sa ei pea teadma täpselt nende lugu. Piisab sellest, et sa tead, et see oli raske. Vaata seda inimest sisemiselt. Vaata nende käsi. Need käed tegid rasket tööd. Kandsin väsimust, leina, hirmu. Kuid need käed ka armastasid. Need käed hoidsid last. Need käed ehitasid, küpsetasid, kirjutasid, lõid, laulusid. Ütle neile vaikuses, ma näen sind. Ma tean, mida sa kandid. Ja ma kannan nüüd selle edasi teisiti. Ma annan sulle loa puhata. Pane tähele, mis sinus toimub. Kus sinus on pingetus? Kus on soojus? Kus on millegi vabanemise tunne? Ava silmad aeglaselt. Pane peopesad lapse mõneks hetkeks oma põlvedele. Tunne soojust käte ja põlvede vahel. See on sinu keha praegu. See on üks harjutus, üks kogemus. Kuid korduv kogemus muudab keha. Iga kord, kui sa seda teed, on su vaguse närvil võimalus uuendada oma reaktsiooni ohutusele seoses nende teemadega. Sa ei tee seda harjutust, et olla spirituaalne. Sa teed seda, sest su kehas on biokeemiline protsess, mis vajab uut signaali. Ja see harjutus annab selle signaali. Nüüd vaatame, mis on muutunud inimeste elus, kes on seda tööd teinud. Mitte imelised edulood, mitte üleöised transformatsioonid, vaid konkreetsed, mõõdetavad muutused. Inimesed, kes on tegelenud epigeneetilise põlvkondliku töö ja autonoomse närvisüsteemi ümberkalibreerimise töötamisega, teatavad esimesena muutusest oma kehareaktsioonis raha teemade juures. See ei ole enam sama füüsiline pinge. Pangakonto vaatamine on pisut vähem valus. Hinnast rääkimine on pisut vähem eemutav. See on märk. See on keha signaalimine. Ma hakkan uskuma, et see on ohutu. Seejärel muutuvad otsused. Mitte dramaatiliselt, vaid pisut julgemateks. Natukene rohkem palutud omas hinnas. Natukene suurem ambitsioon projekti juures. Natuke vähem vabandatult oma unistuste jagamine. Seejärel muutuvad võimalused. Mitte sellepärast, et maailm muutub, vaid sellepärast, et su tajud muutuvad. Kui su autonoomne närvisüsteem on parasümpaatilises režiimis, see tähendab turvalisuse režiimis, märkab su aju rohkem võimalusi. Loovus suureneb. Ühendused süvenevad. Sünkroonsused tekivad. See ei ole maagia. See on neuroloogia. Avatud turvaline aju näeb rohkem kui suletud, hirmul aju. Ja siis, mõne kuu jooksul, algab termostaadi nihkumine. Rahaline keskmine tase hakkab aeglaselt liikuma. Mitte hüppeliselt, vaid loomulikult. Sest su keha on lõpuks nõus lubama. Kui kaugele see läheb? See sõltub töö sügavusest ja järjekindlusest. Kuid iga inimene, kes on seda teed käinud,
teatab ühest asjast ühtviisi. Nad tunnevad end esimest korda vabana. Mitte seetõttu, et neil on rohkem raha, vaid seetõttu, et raha ei kontrolli neid enam. Nad kontrollivad oma suhet rahaga. Ja see vabadus on midagi muud kui raha. See on tõeline rikkus. Ja nüüd räägime sellest, mida peaaegu keegi ei räägi. Sellest, mis juhtub siis, kui sa hakkad seda programmi muutma. Sest see ei ole alati meeldiv protsess ja sa pead olema selleks valmis. Kui su keha hakkab lõdvestama oma kaitset raha ümber, tekib sageli midagi ootamatut. Ärevus suureneb enne, kui see väheneb. See on normaalne. See on märk sellest, et töö toimib. Su keha on aastaid, 10 aastaid, võib-olla elu algusest peale, hoidnud seda kaitset aktiivsena. Kaitse lõdvestamine tundub esialgu ohtlikuna. Keha küsib, aga kui see nüüd juhtub? Ja su töö on vastata. Ma olen praegu turvaliselt. Mitte üks kord, vaid uuesti ja uuesti, kuni keha usub. On veel üks asi, mis sageli juhtub. Suhted muutuvad. Mõned inimesed sinu ümber ei pruugi sulle sel teel kaasa tulla. Mõned on harjunud sinu vanast programmist kasu saama. Mõned tunnevad end ebamugavalt, kui sina muutud, sest su muutumine peegeldab neile nende endi programmi. See ei ole nende viga, kuid see on reaalsus. Sa pead olema valmis, et teekond ei ole ainult sisemine. See puudutab kõiki su ümber. Ja mõnikord tähendab suurem vabadus ka seda, et teatud suhted muutuvad või kaovad. See on osa hinnast, mille sa maksad oma vabaduse eest. Mitte kõigis peredes, mitte kõigi inimestega, kuid selleks, et olla aus, peab seda ütlema. Aga on ka vastupidine pool. Inimesed, kes on samale teekonnale asunud, tulevad su juurde. Kogukond muutub. Keskkond muutub. See, mis tundus kättesaamatu, hakkab tunduma võimalikuna. Mis on sinu jaoks praegu kõige raskem samm? Mitte ideaalses maailmas, mitte teoorias, vaid päriselt. Täna, su enda elus. Mis on see konkreetne asi, mille tegemist su keha kõige rohkem saboteerib? Pane see oma mõtetes sõnadesse. See on sinu järgmine töö. Vaatame veel ühte mõõdet, mida harva käsitletakse. Keha ja raha vahelist otseühendust. Su mälu ei asu ainult ajus. See on üks suurimaid väärarusaamu, mida kaasaegne neuroteadus on korrigeerinud. Mälu on kogu kehas. Lihased mäletavad, sidekoe mäletab, kõht mäletab, rinnakere mäletab. Selleks, et muuta raha suhet, ei piisa mõtlemise muutmisest. Keha mälu peab ka muutuma. Seepärast ei tööta ainult lugemine. Seepärast ei piisa lihtsalt teadmisest, et su programm on päritud. Keha vajab kehalist kogemust, et uskuda midagi uut. Mida tähendab kehaliselt töötada rahaga? See tähendab märgata, kuhu sinu kehas tekib reaktsioon, kui räägid hinnakirjast. See tähendab teadlikult lõdvestada seda kitsust, seda pingutust, seda kokkutõmbumist. See tähendab harjutada häält, millega räägid rahast, kuni see ei värise enam. See tähendab harjutada poosi ja kehaasendit, millega sa istud rahaliste otsuste tegemisel, kuni see on avatum, mitte kokku vajunud. Keha on su liitlane, mitte su vaenlane. Kuid ta on liitlane, kellele tuleb rääkida keha keeles. Räägime ka loovusest ja selle seosest rahaga, millest samuti vähe räägitakse. Loovus vajab turvalikkust. Hirm tapab loovuse. See on üks selgemaid psühholoogilisi fakte. Kui su autonoomne närvisüsteem on sümpaatilises režiimis, mis on ellujäämisrežiim, siis prefrontaalne ajukoor, mis vastutab loova mõtlemise, uuenduste ja tuleviku planeerimise eest, töötab halvenenud võimsusel.
keha juhib verd eemale prefrontaalsest koorest ja suunab selle motoorsesse ajukoresse, mis on vastutav kiirreaktsioonide eest. Inimene, kes on pidevas stressirežiimis raha suhtes, kaotab oma loomingulise mõtlemise just seal, kus ta kõige rohkem seda vajaks. Uute võimaluste leidmisel, probleemide lahendamisel, äriideede väljatöötamisel, innovatsioonil. See on nõiaring. Rahastress tapab loovuse. Loovuse puudumine tähendab vähem lahendusi. Vähem lahendusi tähendab vähem edu. Vähem edu tähendab rohkem rahastress. Kuidas seda ringi katkestada? Vaguse närvi aktiveerimisega, mida saab teha läbi hingamise, nagu tegime varasemas harjutuses. Läbi turvalikustunde loomise kehas. Läbi selle, et lubad endale loovaks olla just nende teemade juures, mis on tundunud hirmutavad. Proovi seda. Vali üks rahateema, mis on sinu jaoks pingestav. Näiteks oma teenuste hind, oma projekti turundamine, oma unistuste äri alustamine. Ja selle asemel, et mõelda, kuidas ma seda lahendan, küsi. Mis oleks kõige loomingulisem, kõige julgeam, kõige ebatavalisemad asi, mida ma selles olukorras teha saaksin? Mitte, et sa seda kohe tegema pead, vaid lihtsalt lubad looval mõtlemisel asjale läheneda. Näed, mis tuleb. Keha reaktsioon loovusele on erinev keha reaktsioonist hirmule. Tunne seda erinevust. On veel üks kontseptsioon, millest tahaksin rääkida, enne kui läheme harjutuse juurde. See on ajas ulatuv trauma versus isiklik trauma. Enamik inimesi mõtleb traumast kui millenagi, mis juhtus neile isiklikult. Kaotus, õnnetus, raske kogemus. Ja see on tõeline trauma. Kuid epigeneetika kontekstis on seal ka teist tüüpi trauma, mida nimetatakse ajalooliseks või ühiskondlikuks traumaks. Eestlastel on ajaloolise traumaga väga eripärane kogemus. Esiteks seetõttu, et küüditamised, Nõukogude okupatsioon ja sundkollektiviseerimine toimusid mitte sajandeid tagasi, vaid 2–3 põlvkonda tagasi. Paljude inimeste vanavanemad kogesid seda otseselt. Paljude inimeste vanemad sündisid selles ühiskonnas. See tähendab, et epigeneetiline signaali ülekanne on eriti tugev ja värske. See ei ole kauge ajalugu. See on eelmise põlvkonna kogemus. Su kehas kandub see eriti selgelt. Teiseks seetõttu, et eestlastel on lisaks Nõukogude perioodile ka pikk ajalugu välisvalitsustest, alates orduajast kuni Saksa ja Vene ajani. Mitme sajandi jooksul tähendas silmapaistmine sageli ohtu. Rahvuslik identiteet ise oli aegu-ajalt oht. See on sügavam kiht, mis lisandub Nõukogude ajale. Kolmandaks seetõttu, et eestlaste arvuline väiksus on loonud tugeva ellujäämise eetuse. Väikene rahvas, kes on ellu jäänud suuremate jõudude vahel, on arendanud vastupidavust, kuid ka ohutunde, mida suur rahvas ei vaja samal kujul. See kontekst ei ole vabandus, see on selgitus. Ja selgitus on vajalik, et muuta midagi teadlikult, mitte ainult instinktiivselt. Sa ei ole üksi selle programmiga. Sa oled seda jagamas miljonite inimestega, kes jagavad sinu ajaloolist pärandit. Ja see tähendab, et sinu töö ei ole ainult isiklik. Iga inimene, kes katkestab selle programmi enda jaoks, nõrgestab seda programmi oma laste ja lastelaste jaoks. Epigeneetilised märgid on dünaamilised mõlemas suunas. Neid saab kanda edasi, kuid neid saab ka muuta enne edasi kandmist. Sinu töö on generatiivne. See mõjutab sinu lapsi, keda sul võib-olla pole veel olnudki. Sinu lastelaste lapsi, keda sa ei näe kunagi. Nad saavad vabamalt hingata tänu sellele, mida sina täna teed. Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, mis sa oma lastele ja lastelastele pärandad? Mitte materiaalselt, vaid biokeemiliselt. Millist programmi nad saavad sinult? Kas nad saavad sinult hirmu raha ees või saavad nad sinult rahuliku suhte külluse ja omamisega?
see on motivatsioon, mis ületab sinu enda elupiirid. Ja see on üks tugevamaid motivatsioone, mis inimestel on olnud oma harjumusi ja programme muuta. Sul on nüüd informatsioon, mis muutis täna midagi. Mingi mõte jäi külge. Mingi äratundmine tekkis. Mingi pinge muutus. Ma ei tea, millises kohas sa seda tunned, kuid sa tead. Su keha teab. Üks mõte, mis on selles hetkes sinu sees elavana, on esimene samm teekonnale, mida su esivanemad alustada ei saanud. Nad andsid sulle elu. Sina saad selle elu täiel mahul elada. Kirjuta kommentaari üks asi. Mis muutus sinust täna? Mitte kogu lugu, mitte kogu teekond. Üks konkreetne asi. Üks mõte, mis tabas. Üks koht kehas, mis muutus. Üks äratundmine, mis tuli. Intsident, mis ei ole sõnadesse pandud, kaob tunni jooksul. Sõnades pandud intsident jääb. Ta muutub tegelikuks. Ta saab alguseks. Kirjuta alla. Ma annan oma esivanematele loa puhata. Ja kirjuta, mis sinul hakkas. See on sinu esimene samm. Raha ei lahku sinu elust sellepärast, et sa ei tee piisavalt tööd. Raha lahkub sellepärast, et su keha usub, et omamine on ohtlik. Kuid see usk ei ole sinu oma. See on päritud usk. Ja päritud asju saab tagastada. Saab vabastada. Saab austada ilma neid omamata. Sinu esivanemad elasid üle. Nüüd on sinu kord elada.